Tere! Minu nimi on Margo ja mulle meeldivad argumendid. Tere tulemast vaatama meie 10. videot. Täna jagan natuke mõtteid selle kohta, kuidas muuta e-suhtlus inimlikuks. On e-kanalisse kolinud suhtlus ja kõiksugused muud asjad, mille peale võib-olla veel pool aastat tagasi ei osanud mõelda, et neid saaks hästi e-kanalis teha. Üks mu laps teeb oma balletitunde või tegi eriolukorra ajal niimoodi, et õpetaja võttis nad Zoomi kaudu ja siis igaüks tegi oma balletiharjutusi elutoas. Mu teine laps on oma ukuleele tunde ka praegu osaliselt teinud e-kanali kaudu. Nii et e-suhtlust ja e-elu meie ümber väga palju juurde tulnud ja kindlasti on see tõsi teie kohta samamoodi. Speaksmartis me oleme e-koolitusi teinud juba mõnda aega. Umbes 2 aastat tagasi me vaatasime, et kuna koolitusturg hästi kiiresti e-kanali suunas kasvab, et siis e-vahendite väljavalimine ja e-kanalisse oma koolituse ja õppe viimine on oluline ja vajalik. Ja vaatasime erinevaid töövahendeid, valisime välja Zoomi, mis sel hetkel oli pikalt arengus teistest ees. Pandeemiaga said teised suured tootjad aru ka, et nad on maha jäänud ja nüüd viimaste kuude jooksul on nii Google kui Microsoft oma tarkvaratooteid järgi aidanud palju. Siiski, Zoom on ka täna näiteks e-koolituste läbiviimiseks parim tarkvara, mida ma igapäevaselt kasutan ja mitte ainult koolituste läbiviimiseks, vaid ka näiteks õpetajana töötades oma õpilastega, siis need tunnid, mis on kaugõppe tunnid, need me teeme Zoomi kaudu. Aga ma arvan, et päris paljudel on olnud see tunne, et see e-kanal, see ikkagi ei ole nagu see päris, et midagi jääb puudu. Seda inimlikku kontakti on seal vähe ja sellepärast ma mõtlesin, et ma jagan mõned asjad, mis ma siis ise teen selleks, et seda inimlikku kontakti ja inimlikkust e-suhtluses oleks natukene rohkem. Nii et 3 mõtet minu poolt. Esimene mõte tänaseks on see, et valmistu e-suhtluseks nii nagu sa päriselt valmistud inimestega suhtlemiseks. Ma ei ole siin praegu teile ka rääkimas niimoodi, et mul on särk ja pintsak ja siis allpool ujumispüksid ja plätud. Ma olen normaalselt riides, nii nagu ma teiega kohtuma tulles oleksin normaalselt riides. Ma küll tegin eriolukorra ajal ühe sellise naljapildi ka, kus ma viisin ühte e-suhtlust läbi niimoodi, et mul olid pintsak ja bluus ja siis jalad lühikesed püksid, mis jäi kaadrist välja, aga mu tunne endal oli selle juures tegelikult poolik. Ei olnud seda õiget päris tunnet. Nii et ma arvan, et see tegelikult paistabki kõige rohkem välja teist kui suhtlejast, kui te olete selleks valmistunud päriselt ja ma olen seda lugu siin mõned korrad rääkinud, et ma kodustele tegin nalja sellega, mitte nalja pärast, vaid neil lihtsalt oli naljakas vaadata, kuidas ma lõhnastasin ennast enne, kui ma hakkasin e-koolitust läbi viima, et nad itsitasid, et ega ju selle Zoomi kaudu lõhna veel ei tunne, et mis sa sellega vaeva näed. Aga minu jaoks see oli rituaal, see oli see, et ma valmistusin inimestega kohtumiseks ja kuna ma valmistusin nii, nagu ma päriselt seda teen, siis see kandus edasi läbi minu nendeni ka. Ja veel üks selline moment on, et ma kõiki oma koolitusi teen alati püsti seistes. Ma ei oska istudes inimestega õppe raames rääkida või oskan, aga eelistan teha kindlasti püsti seistes. Ja seetõttu ka kõik oma e-suhtluse asjad, mis on olnud õppe läbiviimine, kas siis koolitunnid või koolitused, ma olen teinud püsti seistes täpselt nii, nagu ma praegu siin seda videot teiega räägin püsti seistes. Selle jaoks on meil Speaksmartis olemas see kontorilaud, mis niimoodi nupuvajutusega üles kerkib ja ma olen neid ümberringi hakanud nägema järjest rohkem, et tundub, et nad on populaarseks läinud. Ja muide, paar videot tagasi ma rääkisin ühest raamatust, soovitasin ühte raamatut koosolekutega seoses, kus on ära toodud need uuringud, mis ütlevad, et näiteks koosolekud jõuavad sama päevakorraga sama kvaliteetsete tulemusteni kiiremini, kui osalejad püsti seisavad. Et koosolekute läbiviimiseks see püstiseismise mõte ka e-suhtluses võib olla tegelikult isegi täitsa nagu väärtuslik mõte. Ühesõnaga, valmistu nii, nagu see päriselt valmistuks. Teine mõte on, et
suhtle inimestega ka e-kanalis nii, nagu sa nendega päriselt suhtleksid. Mis ma sellega mõtlen, on see, et kipub juhtuma, et e-kanali puhul jäetakse ära mingeid asju, mida me tavaliselt inimestega suheldes normaalseks peame. No näiteks pausid. Et meile tundub, et on väga normaalne teha pikema e-suhtluse, näiteks siis koolituse puhul vahepeal mõned pausid, kui me oleme inimestega samas ruumis, siis inimesed tahavad sirutada, tahavad käia tualettruumis, tahavad võtta endale kohvi. Ja millegipärast neid samu pause kiputakse e-suhtluse puhul ära jätma. Pauside puhul üks selline väike mõte e-suhtluses on see, et senikaua kuni paus kestab, võib siis koolitaja panna oma ekraani peale tiksuma selle aja nulli suunas, et näiteks kui teete 10-minutilise pausi, et siis jagate ekraani peal välja suure kella, mis tiksub 10 minutist siis nulli suunas, siis osalejad teavad väga täpselt, et millal nad on tagasi oodatud. Aga et pauside tegemine on selline hästi normaalne asi, suhtluses aitab suhtluse inimlikumaks muutmisele palju kaasa. Ja teine on siis päriselt suhtlemine, interaktsioon, et e-kanalis kiputakse seda interaktsiooni ära lõikama. Pannakse veebikaamerad kinni ja jäetakse ka näiteks harjutused ära. Et Zoom ongi väga-väga hea tarkvara muuhulgas näiteks sellepärast, et seal saab hästi harjutusi teha, aga igasuguste teiste e-suhtluse vahendite kaudu saab ka teha koolituse ja õppe käigus harjutusi. Selleks peab natukene ennast ette valmistama, natukene võib-olla lugema või tulema küsima kellegi käest nõu, kes on seda varem teinud, et kuidas interaktsioone hästi teha e-kanalis. Ja kolmandaks on, et e-kanalis suhtlus kipub muutuma selliseks telesaateks. Et osalejad panevad oma veebikaamerad kinni, siis see, kes räägib, töötab vastu seda musta ekraani ja mingit sellist tunnet ei ole, et sa päriselt oled inimestega samas ruumis. Et ma alati nii koosolekutel kui koolitustel palun, et kõigil, kellel võimalik, et nad jätaksid veebikaamera sisse lülitatuks, sest siis on vähemalt näo kaudu näha, et inimesed on olemas ja tekib selline ühine tunne. Ja kui on vaja natuke soojemat kontakti, siis üks asi, mida ma olen teinud, on see, et kusagil selle suhtluse alguses ma jagan välja Google Mapsist Eesti kaardi ja palun inimestel teha väikse märke selle koha peale, kust nad pärit on. Ja siis on tore vaadata, kuidas Eestimaa kattub. Enamasti inimesed valivad südame märgikese, kui nad näitavad, et kus see nende kodukoht või päritolukoht on. Kuidas Eestimaa erinevad paigad kattuvad siis nende südame või muude märgikestega. Ja sellest tekib kohe väga palju rohkem sellist suhestumise ja nagu sooja tunnet. Et mõni selline asi, ma ei ütle, et te sama asja peate tegema, eks. Aga mõni selline asi aitab luua seda soojust ja kontakti siis selles e-suhtluses inimlikkust, mida me sealt otsime. Nii et need olid mõned sellised tänased mõtted selle kohta, kuidas siis meid ümbritsev e-suhtlus muuta inimlikumaks. Sisukaid argumente teile.